Üles rivistanud peakohtunikul Vile Suus ja kõlab avavile, hakkame minema. On karistusalasse murdnud, üritab sinna palli karistusalasse tõsta ka. Viktor Kool tundub, et ikka vaadatakse veel ja lähebki vaatama. Üle ja minnaksegi vaatama 3. minutil siin. Pani käe siia kõrvale, ongi ka siin meie positsioonist. Tundus, et sai seal käed selja taha, aga tegelikkuses vast ikkagi ei saanud. Ja näidataksegi penalti punktile ja 5 minut. Prima Chargiu versus Pendeguu Polla. Vaidekad teevad kõvasti lärmi, no vaatame, kas on abi ka sellest. Ja läheb teisse nurka ja Chargiu hüppab ära ja ongi 1-0 5. minutil Pendeguu Polla. Ja seesama kardetud parem ääremängija väga ohtlikuks teda enne mängu. Päris konkreetselt läks hõim selga, aga pall ikkagi Paidel. No nüüd leitakse korral päris hästi löögi kohta ka, aga Rõujao jääb ette seal. Eitatakse sealt kavalat söötu kohe mehe vahelt leida, aga õnnega pooleks said palli endale, uuesti tuleb lööki ka, aga läheb napilt üle. Kaua läheb löögile, et siin on vaja kiiremini need sammud teha ja otsus vastu võtta. No kui on üks mees, kes kaugelt võib lüüa, on see Oskar Õim, aga vaatame, kas Cabral ka tuleb löök, aga läheb vasakust väravapostist. Šaube vasakul äärel sinna Aueri leiab. Kurran vastas ka värava ette, tuleb pall ja Tilio ei saa sealt kenasti praegu jalga suudeta ja nüüd Rõujao läheb ise rüüster hetkele. No kui tee on vaba, siis miks mitte? Tuleb lööki ka, aga esimesse postisse löök läks ja karistusalast pika mehena Padamoosi olemas. Cabral seal karistusala joone juures tuleb ette postise pall. Barano seal pikendab uuesti. No! Pall on sees! Ja pall on väravas ja Abdurrahman Padamoosi. Ei, see on Daniel Luts vist tundub. See on Daniel Luts ja tõsiasi on see, et 41. minut ja pall on võrgus. No, rammitakse sisse, nurgalöögist sisse. Pall käis seal latis, ei saanudki aru, mis ja kus see pall seal oli, aga latis tagasi põrkas, kuni keegi tundub, et vana meeskonnakaaslane Daniel Luts selle jumal teab, millega sinna võrku sätib ja rahvas siin A Le Coq Arenal on püsti, nagu näha on. Avapoole lõpuni 3 minutit praegu, midagi tuleb lisa ka ilmselt sinna Lutsu suunas, uuesti otsitakse Padamoosi. No Padamoosi tuleb jumal, mis lööb. Heedel saab sealt käe. Ohtlikusse tsooni minnakse lõpuni kaasa ja seal ei ole mingit oi. Nüüd õnnestutakse natuke, Demiril võimalus, tuleb löök ja Prima Chargiu on seinana ees. Ja hea palli, no taas Oskar Õim oli see mees, kes selle palli seal ära võitis, aga vaatame, Sonja nüüd murrab. Sonja tahaks vasakule minna. Tuleb lööki ka, aga seal on Heedel ees. Vähemalt sel poole ajal saata, aga Saidel nüüd korra sättis pilgu ülesse poole, saadab löögi ka värava poole teele, aga ja nüüd oi, kui ohtlik olukord. Isegi kui see ründaja tuleb seal pressi, siis ei hakata jalga väristama ja vajadusel tõmmatakse üks nõks enda alla ka. Adamsi nüüd Demirile ette poole, seal on Prima Chargiu on ees, aga pall on väravas, kahjuks, Paide kahjuks. Tundub, et selle palli väravasse Aidara sättis, no korralik segadus oli seal. Tundus just kui, et Prima Chargiu oli seda palli enda kätte napsamas, aga no tundus juba, et see olukord on neutraliseeritud ja pall on Chargiu opas, aga no kuidagi õnnetult see pall tal seal. Adamsen oli nüüd eespoolt uuesti Demiri leidmas, praegu Paidekad vahel, aga ikka on ohtlik pall värava ette ja oi. Noossa saab nüüd selle palli võrku Rapidi poole pealt ja no see on kiired 2 väravat, laseb mees tähistuse ka oma fännide suunas teele, no. Siin võetakse jõuga oma. Siin tõepoolest võetakse jõuga oma, no. Räägime küll, et need eurod ja hinnalipikud väljakul ei mängi, aga Rapidi fännid ka rõõmustavad sisuliselt kõigil on särgid seljast ära võetud ja nendega levitatakse seal värava ees, nüüd ohtlik olukord. No on osatud küll, aga ikkagi natuke suur amps on see Rapid Paidele täna vähemalt. Ja nüüd Aidara mängitakse ja ongi 4. värav ja Aidara vormistab seisuks 4-1. 4-1 ja sellega on selle paari saatus otsustatud. Aga tõesti väga raske on ette kujutada, 26 000 pealtvaataja mahutava staadionile lähevad mehed mängima järgmisel kolmapäeval Austriasse. Aga võib küll nõustada sinuga, Markus, et tundub, et selle mänguga on selle paari saatus otsustatud ja kohtunik vilistab lõpuvile. No lõpuvile ja see Adamseni sööt, see muidugi 2 silma vahele praegu, see oli ka muidugi meistriklass ja jalgpallikunst, nii et Rapid Wien 4, Paide linnameeskond 1.